see on midagi täiesti fenomenaalset. Nii, Kaili, mis asi see on? 1973 aasta Mustang, mis ei ole üldse enam nii vana tegelikult, sest et tal on 2011 aasta Mustangi tehnika, veermik, kuuekäiguline automaatkast, uus mootor, aju, OBD-pistik, tagurtuskaamera. Vanas heas ilusas kestas tänapäevane auto tegelikult. Jaa, ta on tehtud enda sõidumugavuse järgi, et vana ilus välimus ja uue parem tehnika. Kas neid sellist asja tehakse palju? No seda nimetatakse kui otisväpiks, et kui sul on lihtsalt mootor ja kast pandud vahele, et mul on nagu rohkem supersväpp, mis on siis nagu veermikuga koos, eks ju. Seda väga palju ei tehta. Fordi insenerid on super hea mootori kokku pannud, et see Coyote mootor on nagu hästi ökonoomne, hästi palju jõudu, 418 hobujõudu. Mina ka väga loodan, et sellised projektiautod vähemalt jäävad, sellepärast et ka teil, head õpilased, on, ma luban teile väga-väga huvitav selliseid asju ise valmis ehitada ja ma ütlen, et see on mingi teistsugusem tunne, kui lihtsalt ostad sa rongist uue auto ja sõidad sellega, see on ka tore. Aga see, kui sa oled oma käe külge pannud ja midagi ära teinud siin ja see käima ka läheb, siis on eriti käima läheb või? Ja mis on meie tänane sõnum, on see, et ka Tehno Tallinna DNA-s on mitte ainult see, et vaatate pildi pealt või internetusest, vaid on ligipääs maailma autokultuurile ja tehnoloogiale. Sa ei pea olema miljonär, et hobiautode ja ägedate autodega sõita.